Teeme show'd. Ta pean prillid liiga tugevalt siia. Sa oled show girl ja ma olen showboy või? Showboy kõlab nilbemalt, ma peaks tunnistama. Tead, ma kuulasin seda plaati ja ma ei mõista su entusiasmi. Juhata meid sisse. Tere hommikust, päevast ja õhtust. Sina oled Ann Vaida Taylor Swifti heiter. Ja sina oled Märt Pelkin, kelle kohta keegi YouTube'is kirjutas, et sa võiksid mujal oma muusikast rääkida kahjuks. Aga ma ei ole nõus sellega, sest popkultuur on oluline osa meie eludest. Ja see on kõige suurem popkultuuriline asi selle eelmise nädala jooksul. Jah, selle nädala jooksul enam mitte. Selle nädala jooksul läbi enam ei ole popkultuuri, nüüd on ainult valimised. Kuule, aga kuidas su nädal läks? Minu nädal läks täitsa okeilt, ma arvan. Ma siin tegin tööd ja nägin vaeva ja... Nägid vaeva, armastus tuli? Selle kohta no tähendab, jah, alati on olemas. Iga päev. Südames. Ja. No südames ja kõrval ja kõike seda. Südames on serotoniin, näed? Popkultuuri referents. Ma mõtlesin, et see on uus laul sul. Kas mõtlesin melatoniin? Ei, see on serotoniin. Okei, see oli eelmise aasta Eesti laulul või üle-eelmise aasta omal, mis meditsiiniliselt ta ei peaks seal olema. No sa võiks oma muusikast mõne rääkida. Jaa, ma võiksin ju, aga tead mis? Minu podcast, sinu podcast, sa räägid, mis sa tahad. Tegid tööd, nägid vaeva. Jaa, striimisin jälle, see oli tore. Mul väga see striimimise väik on selles mõttes väga keeruline, et ma täiega olin valmis kõiki siis vaatajaid viimane kord nagu nendega suhtlema. Aga ma panin, mul ei olnud veel siis 2 ekraani, ma ostsin endale teise ekraaniga. Aga ma panin vale tääbi, niimoodi, et ma lihtsalt ei näinud neid chatte ja siis ma pärast vaatasin Inimesed on täiega kirjutanud. See on ikka kurviline teekond sul. Sa ikka õpid. Ma õpin ja tead, jube lõbus on ausalt. No, see ongi nagu, ma arvan, see on selline asi, et kui endal on lõbus, siis on mõtet teha. Siis on võib-olla teistel ka. No nagu podcastiga vaata. Ja, kui me räägime oma kõrvalprojektidest, siis minul juhtus ka eile lõbus kõrvalprojekt. Mu teine podcasti kaaslane ütles, Ann, ma tahan ühte osa veel ja siis me sissejuhatuseks... Anna veel, anna natukene veel. Me sissejuhatuseks rääkisime valimisloosungitest ja siis me vaatasime tagasi Keskerakonna ajaloole ja lõbusatele seikadele sealt, et kui keegi tahab teada, milline on meie Patreon, siis tasuta reliis on see, kus mina ja Jevgeni Ossinovski räägime Keskerakonna skandaalidest. Tuleb kohe varsti välja, ma eeldan, ideaalis enne valimisi. See oli väga fun ja ma rohkem ära ei anna. Seal juhtus täitsa lõbusaid asju. Ja muud ma see nädal otseselt midagi põnevat ei ole teinud. Laps jäi haigeks. Väga nohune, väga kurb. Praegu on vist peaaegu terve juba. Mitte täiesti. Nagu inimesed ikka jäävad vahel haigeks. Jaa. Aga ta saab varsti jälle terveks ja siis ta saab veel tugevamaks. Jah, ja kui nad on pisikesed, siis nad jäävad rohkem haigeks. Su laps on ju naine, eks ole? No jah, hetkel jah. On. Jah, no teadolevalt. Delfis on kusjuures huvitav uudis selle kohta. Et nimelt Isamaa ridades kandideerib Daniel Mereäär. Ta on siis Saaremaal, kandideerib Isamaa nimekirjas, aga ta on tegelikult erakonna ERK liige, see on see rahvuslased ja konservatiivid. Ja ta kirjutas, vanasti ei olnud naistel valimisõigust ega õigust igal pool sõna võtta, tundub vägagi, et sellel oli sügav mõte. Ja siis Delfis Elisabeth Voomets on rääkinud ka Riina Solmaniga, kes on Isamaa naiskogu liige. Ja tihti ei juhtu vaata seda, et ma tunnen nagu Riina Solmanile kaasa. Aga siinkohal ma tõesti tunnen teataval määral Riina Solmanile kaasa. Sellepärast, et Riina Solman on opladi, kuidas ta on pidanud vastama. Ta on vastanud, ma ei ole temaga rääkinud, mis see mõte seal taga oli, aga ma kaldun arvama, et inimesed ei ole nii pahatahtlikud erinevate sugude suhtes, nagu meil on mehi ja naisi võrdselt, et on võrdselt lugupidavad üksteise suhtes. Ma usun, et Daniel on ka, et ma kohe esimese eksimise peale ei torma teda hukka mõistma, vaid ma tahan aru saada, mis seal taga oli. Mis see sügavam mõte Danieli arust võis olla? Saad sa aru, sa oled, Riina Solman, sa oled Isamaa naiskogu esimees, sul on nagu, sa pead tegelema sellega, et nagu sündivust suurendada ja kõike seda ja et inimesed sünnitaks ja kõik hakkaks sünnitama olnud. Ja siis sa pead rääkima mingist vennast, kes on Saaremaa vennast. Ta ei ole isegi sinu erakonnas, ta lihtsalt kandideerib su nimekirjas. No ise see ei loe selles mõttes, kui sa ikka nimekirjas kandideerid. Muidugi. Aga jah.
jah, ta ütles, et ERK-i liikmed kandideerivad Isamaa erakonnas seetõttu, et kahel erakonnal on ühisosa konservatiivse maailmavaate näol. Et nagu see seltskond, kes oli EKRE jaoks liiga radikaalne, Isamaa võtab nad kõik. Mingi võlu seal on iseenesest, miks mitte, aga no kõva statement selles mõttes enne valimisi. Mulle meeldib see, kuidas praegu kõik rahmeldavad nii palju, et ainult lõbusaid lugusid tuleb sellest, kuidas kõik on nii nagu viimase piiri peal, et noh, üks ütleb, et valida ei tohi, on ju Haapsalus, ei, Tabasalus. Tead, samad salud. Tabasalus mingi EKRE vend andis mingile refi vennale peksa kuskil kaubanduskeskuse ees. Täiesti, inimesed on hulluks minemas. Mortal Kombat. See Tabasalu, mis iganes Selveri ees või kus iganes, läksid seal sõnasõtta, aga nad, mõlemal on erinev teooria. Üks ütleb, et talle lihtsalt tungiti kallale ja teine ütles, et teda provotseeriti, et tungida kallal. Ja siis refi oma andis politseisse asja ja siis EKRE vend ütles, et mina olen ka väärteomenetluse teinud, aga see refi tüüp oli mingi, see on mingi täiesti teine väärteomenetlus, see pole üldse seotud selle päevaga, mis meil juhtus. Et ma ei tea, mis neil nagu päriselt see toimub, aga kandidaadid on, hoidke oma kandidaate, olge nende vastu viisakad, nad on viimase piiri peal. Tabasalus tegutseb jalgpalliklubi, mille nimi on FC Ulas Sabat, sest see on Tabasalu tagurpidi, aga see kõlab väga epiliselt, nagu see oleks mingisugune iidne siiditee linn. Ja just ma tahtsin ka Jalalabadi kõrval kuskile Ulas Sabat. Just. Väga uhke nimi. Aga muide rääkides inimeste peksmisest, siis tänases reedases Postimehes on Tarvo Mats on teinud ülevaate sellest, et kes on Tallinna kandideerivad kriminaalkorras karistatud inimesed. Ta vaatas kokku 1121 kandidaati ja leidis sealt 7, kes on kriminaalkaristatud. No enamik neist on päris hea statistika. Need on ainult krimkaristused siis. Seal ei ole väärtegusid, asju. Kas väärtegusid ei näe ka lihtsalt või? Krimmi on see, et sa paned nagu kohtu sinna kohus.ee kuskile sisse. No sa maksad 4 €, siis sa saad karistusregistri välja võtta kõikide inimeste kohta. Ma pakun, et siis see kaalutus oli see, et 4 tonni panna selleks, et kõikide neid karistusregistrid vaadata on veits palju nagu. Aga no enamik on joobes juhtinud, oleme ausad. Kõik nüüd 7. aga üks sell on natuke nagu vingem. Ma mõtlesin, et tal on mingi hüüd nimi ka, aga noh, sina pead mulle seda ütlema, sa oled haritum. Ehk siis tõsielus ajast Rannamaja tuntud Hendrik Tiido. Ma tean, see oli see blond poiss, kes oli ilgelt nõme. Kandideerib Nõmmel üksikkandidaadina, ei kuulu ühtegi erakonda. Aga tema ründas 2015 aastal Tallinna teeninduskoolis oma õpetajat, lüües teda korduvalt rusikatega ning mõni kuu hiljem kordas sama tegu koolitunni ajal, vigastades ka appi tulnud pedagooge. 2016 aastal pani toime mitu vargust Solarises ja Mustamäe keskuses, kus ta öösiti poes ringi liikus, alkoholi tarvitas ning kassasid tühjendas. Sellest räägiti juba siis, kui ta Rannamajas oli. Ja. Sest ta oli seal nii nõme, et keegi otsis need üles, oli mingi, miks te selle venna sinna lasite ja noh, Rannamaja oli selle peale, et tead, me võtame kõik, kes tulevad ja keda lubatakse kodust välja. Jah, noh, ma nüüd saab valida, et see mõttes, et nagu Nõmmel on, ütleme kindla käega mees, ütleme nii. Mitmekesine valik on Nõmmel selles mõttes, et üksikkandidaate ja valimisliitu, erakonda, kõike saab valida. Väga tore, ampluaa. Just, aga näiteks, noh, loodan, et näiteks järgmise finantskomisjoni liikmeks, rahanduskomisjoni, mis iganes on Tallinna linna, ma ei tea Tallinna linnast mitte midagi. EKRE kesklinna linna osas kandideeriv eelmisel aastal erakonnaga liitunud Martin Uiga mõisteti 2015 aastal süüdi ulatuslikus maksukuriteos. Ehk siis kohus tuvastas, et ta osales skeemis, mille kaudu loodi ja kasutati 10 variühinguid, et vormistada fiktiivseid arveid ja vähendada tegelike ettevõtete maksukohustusi. Ta oli tankist. Mis on, tankist olemine on ka väga kasulik, see näitab sõjaväelist kogemust, eks ole? Oota, aga kas see on niimoodi, et kui sa oled kriminaalkorras karistatud, siis kas sa võid kandideerida, aga sa ei tohi saada valituks või kuidas see käib või nagu... Sest sa ei tohi olla ju esinduskogus, vähemalt Riigikogus mitte, äkki KOV-is tohib. Ma olen kindel, et selles pikas loos Tarvo selgitab seda ka. Ja see on väike tiiser, küll te teada saate. Jah, soovitan lugeda, see on päris huvitav lugemine, et ja pikaaegne Keskerakonna liige Mustamäe valimisnimekirjas
kandideerib Siim Loide, mõisteti 2012 aasta novembris süüdi vägivalla kasutamises võimu esindaja vastu. Kohtuotsuse järgi lõi ta sama aasta aprillis Tallinnas nimeta paaris ametikohustusi täitnud turvatöötajad Kukla piirkonda. Vabandust, aga me peame lihtsalt, põhjus, miks on ainult 7 tükki, ongi võib-olla sellepärast, et nimeta paar pandi kinni. siin me peame arvestama nagu set and setting, et nagu mis on see keskkond, kus sa kasvad. Nimeta paar ei ole, siis kriminaalkaristusi tuleb ka võib-olla vähem, on ju. Aga ja nagu seal on samas see häda, et võitu, kes nimeta paar saab nagu enda arvele nagu kõik need kohad, kus on nagu, koht ei ole teada, vaata, nimeta koht. Ja, et niimoodi võib ka pinna, on ju. Jah, no siis on veel näiteks kõige ammusem kriminaalkaristus on Haabersti nimekirjas Keskerakonnas kandideerivad Eduard Beilinsonil. See on 2004 aastast, aga samas see on kind of cool, väga 30-ndad. Et ta mõisteti Tallinna linnakohtu otsusega, mis on ise juba cool, ammu pole enam linnakohtu ei tulnud, suures ulatuses salakauba veos, mis seisnes üle 6000 tonni bensiini ebaseaduslikus Eestisse toimetamises Saaremaa Roomassaare sadama kaudu. See on mingi ühe mingi laevalaadungi jagu siis ju. Nojah, põhimõtteliselt nagu, see on ilmselt see tõestatud episood ja. Et vanakool. See on vinge marust nagu, sest siuke piirituskaupmehed ja klassikaline meremees. Han Solo. Just. Han Solo oli piraat või? Oli või? Salakauba vedaja ju, sumagadaja. Oli vist jah. See on põhiline väik, miks nad läksid üldse. Nad läksid sinna Mos Eisley kantiinasse ja olid nagu, et meil on vaja... Smuggle. Ja. Meil on vaja smuggle teha. Ju. Sest neid oli vaja välja smugelda, sest impeerium ajas neid taga. Ja. Darth Vaderi poiss oli kallal ja droidid otsiti droide. Tead, aga üks tõsine lugu on Ekspressis Kertu Jänese ja Pille Ivaski kirjutatud loo pealkiri on Iibe-raport 5 lauskokkupõrkesse. Naistearstid protestivad, perepoliitika juht lahkus töölt. Ja see on hästi-hästi pikk ja tõsine lugu, mida ümber jutustada on selles mõttes kehv, et seal on nii palju detaile. Aga mis siis on see, et hakati kokku panema Iibe-raportit, et miks Eestis vähe lapsi on ja mida sellega teha saab. Ja seal hakkas nagu kohe kiiva kiskuma juba sellega, et mingi hetk otsustati keskenduda raportis ainult umbes sündide suurenemisele ja seal on kirjas ka seda, et kohe kui hakati rääkima raporti tegemisest, siis ujusid välja pigem konservatiivsete vaadetega mingid teadlased, kes ütlesid, et nemad väga tahaks aidata seda raportit kokku panna ja tulemus oligi see, et perepoliitika juht lahkus Sotsiaalministeeriumist, sest ta tundis ideoloogilist survestust. Juhtiv analüütik kaotas töö pärast seda, kui ta oli avaldanud kriitilise arvamusloo. Millegi maja ütleb, et ametikohta oli vaja koondada, aga samas ta oli paar nädalat enne seda andnud või nagu napilt enne seda kirjutanud arvamusloo, mis oli kriitiline ja mida maja sees soovitati tal kindlasti mitte teha, et tal on ju võimalus maja sees oma probleemidest rääkida. Oi. See on küll klassikaline. Kogu see lugu on äärmiselt selline natuke nagu repressiivse muljega Sotsiaalministeeriumi poolt. Ja mis nad veel tegid, oli see, et nad saatsid selle raporti nagu tagasisidestamiseks mingitele asjakohastele organisatsioonidele, naistearstid ja nii edasi ja siis nad andsid esimesele sellele draftile tagasisidet ja siis oli täielik vaikus ülipikalt ja siis järsku tuli välja mingi dokument, kus esimesel lehel olid kirjas partnerorganisatsioonid, kes olid kõik need, kes tagasisidet olid andnud ja siis see tulemus, mida nad nägid ja lugesid, et partnerorganisatsioon on minu organisatsioon, mis iganes, mida ma esindan. Ja see ei ole üldse see, mida ma tagasisidestasin, see täiesti teine dokument, täiesti teised asjad. Mingi naistearst ütles ka, et tegelesin patsientidega, järsku hakkasid ajakirjanikud helistama ja ma pidin kõigile ütlema, et ma ei tea, ma pole näinud viimast varianti ja mul ei ole õrna aimugi, mis seal on ja luges selle läbi, hoidis 2 käega peast kinni, sest see on ka siis, seal räägitakse sellest, kuidas siis saada naisi umbes sünnitama ja seal on ka kirjas seda, et hunnik partnerorganisatsioone ütles, et aga tegelikult me ju teame, et naised ei sünnita, sest neil puudub sobiv partner ja nad tahavad saada nagu mingid kindlaid nagu kindlustunnet on ju, ma ei tea, elukoht, palk, kättesaadav lasteaiakoht, kõik need asjad ja seal ei ole sellest peaaegu et juttugi, seal on lihtsalt kirjas, kuidas saada naisi umbes sünnitama. Ja vist Salga andmed, kui ma ei eksi, näitavad seda, et nad vist on mitut pidi puurinud seda asja ja nende andmetel vaata, kuidas tahad, siis seda kõrgemate toetuste juttu ja raha asja, seda räägivad peamiselt vanemad inimesed, kes ise on lapse saamise east väljas. Et see nagu tundub selline lahendus, mis on nagu
et kui õppige elama. Tead, ei, aga sorry, aga nagu, mida sa teed selle rahaga, kui sa oled täitsa üksi selle lapsega ja istudki kodus 1,5 aastat ja nagu ja siis pärast seda sul ei ole teda ka võib-olla kuskile panna, sest lasteaia kohta ei ole, onju. Et see tegelikult see on üliloogiline, nii palju kui mina olen, nii palju kui ma olen rääkinud teiste naistega, väga tihti on kuulda, et tead, tahaks ka, aga sobivat meest ei ole. Ja kui ma olen rääkinud teiste emadega, siis ma olen kuulnud, oi, 2 naist lapsega, see tundub väga lihtne. Mis on nagu kurb. See on reaalselt kurb, et tegelikult tulekski nagu kõige selle kõrval, mis siin nagu kirjas on kindlasti ka päriselt probleemid, on ju, tuleks reaalselt otsa vaadata sotsiaalsele nagu konstruktsioonile, mis on sugu ja kes käib tööl ja kuidas on aeg jaotatud ja see töö paindlikkus samamoodi, et Eestis on hästi tavaline käia kas 1 kohaga või 0 kohaga, et tegelikult nagu 0,5 võib-olla peaks rohkem pakkuma ja siis saaks ju nagu seda kodust asja palju rohkem võrdsemalt majandada, mis tähendab, et kumbki pool ei lähe hulluks. Ja lapsehoideteenus ei ole ka Eestis just nagu odav. Ei, no mitte kuskil ei ole, ma arvan, suure tõenäosusega odav selles mõttes, jah, et kõik need asjad ei ole lihtsalt see, et naised ei taha sünnitada, sest nad on avastanud, et nad saavad karjääri teha. See ei ole see mehed saavad ka karjääri teha, miks mehed ei taha lapsi teha siis, või tahavad, aga nad teavad, et nemad ei pea nendega kodus tegelema või et see on nii nagu sotsiaalne küsimus. Palju rohkem kui see, et palju ma raha pean andma, et tuleks nagu ei käi nii lihtsalt. Aga mu point on selles. Ma andsin äärmiselt pinnapealse ja kehva ülevaate nii sellest raportist endast, mis selle probleemid on, kui ka kogu sellest kuidas see raport kokku pandi ja kuidas seal inimesi siis represseeriti ja töölt ära aeti ja nii edasi. Ja need on minu järeldused. Sotsiaalministeerium ise ütleb, et iga koht tuli koondada. et ma väga-väga soovitan seda lugeda. Aga vaata vähemalt siis, kui sa oled nagu lapse saanud ja näiteks siis mees läheb ära ja sul on vaja nagu nõuda välja talt elatisraha ja muud sarnast asja, siis vaata, hea on see, et riigilt saab õigusnõu. Et põhimõtteliselt kõik inimesed, väiksemal majanduslikul järel olevad inimesed saavad siis riigilt tasuta 2 tundi või nii õigusnõu. Minu meelest see ongi piiratud mingi sissetulekuni on tasuta õigusnõu. Umbes, ma olen näinud neljapäeviti kella 1 kella 3-ni ja mingid siuksed, jah. Jah, see on täitsa siuke riiklik teenus, et seda pakub advokaadibüroo Hugo Legal, mis tegelebki põhimõtteliselt selliste asjadega. Ja see on nagu hea teenus, on ja seda saab kasutada, see on abiks. Mul on üks lugu sulle ka juhtumisi, üldse mitte samal teemal. Postimehe majandusküljel ilmus Liina Laksi lugu. Valitsus kaotab tasuta õigusnõu kõige vaesematele. Asemele tuleb juturobot. Asemele tuleb juturobot. Täielik düstoopia ju. Nagu, kas sa oled üritanud juturobotilt saada vastust, kui sa tahad nagu Tele2-ga rääkida või mis iganes, ma ei tea, kas kõigil on juturobot või vahet ei ole, mis näitama ta on. Küsidalt õigusnõu. Jesus Christ. Ühesõnaga hea lugu räägib sellest, et igal aastal on ligi 10 000 kehvemal majanduslikul järjel olnud inimest siis saanud riigilt tasuta ja soodushindadega õigusnõu. Tead mis, mine AI juturobotiga rääkima. 10 000 inimest, kelle elu on nagunii masendav. Sest neil on vähe raha ja nad vajavad õigusnõu. Ja Hugo Legal on siis see büroo, mis on need riigihanked enamasti võitnud, ongi tehtud selle jaoks. Ja selle büroo juht Erki Pisuke räägib siis Postimehele, et näiteks maapiirkondades on inimesi, kelle arvuti kasutamise oskused pole väga suured, kes lähevad ka praegu nõustamisele näiteks paberipatakaga, et see on nagu üks kaalutlus. Ja siis pereasjades esindavad nad näiteks tihti naisi, kellel on lapsed ja iga lapse pealt annab riik ka praegu soodustust. Nii et kui naine peab juurde maksma, siis juhtumi hind reaalselt kõik need inimesed, kes tegelevad, elatisabi on hästi suur osa sellest, ma eeldan. Mingid lahutuse case'id, mingid siuksed asjad, raha väljanõudmine inimestelt, kes saavad aru, et see süsteemis on tegelikult väga raske raha välja nõuda, kui sa ei võta endale õigusabi ja see on keeruline ja raske ja pikk teekond, seega sa loodad, et see vaene inimene ei viitsi. Ja, et sul ongi juhtumisi siis see õigusbüroo just ja nad on nagu tegelenud nii paljude nende kaasustega, et nende jaoks on see suhteliselt lihtne asi selles mõttes, mida teha. Et nad on neid vaidlusi teinud sadu ja sadu ja sadu, on ju. Nad ongi
efektiivselt spetsialiseerunud sellele. Ja nüüd me kaotame selle ära ja asemele tuleb väike juturobot. Ja lisaks veel ka suhtluskord, laste hooldusõiguse küsimused täpselt kõik samuti. Kõik need rasked, keerulised asjad. Ja ka nõusolekute küsimine näiteks lapse nimel tehingu tegemiseks. Mis vajaksid inimlikku lähenemist, case by case, sest inimesel on ka võib-olla raske samal ajal. Ja tead, mis juturobot? Ja lisaks siin kõrval pisuke ütleb, et ka näiteks võlaõiguse kaasuste puhul, näiteks siis, kui abivajatele esitatakse ülemääraseid ja aegunud nõudeid, on ju? Tere! Kiirlaenukontor nõuab mult endiselt asja, mille ma olen juba ära maksnud, aga nad leidsid kuskilt mingi mitu tonni viivist ka. Mida ma teen, juturobot? Tead, mis abivajaja? Kõige universaalsem lahendus on, nagu AI ikka soovitab, tapa ära ennast. See on see, mida AI teeb, ma olen aru saanud. Ma olen lugenud mitut lugu sellest, kuidas inimesed on ennast ära tapnud ja see on avastatud nende mingi AI, mingi chat GPT loog, kus nad on mingi, hei, 4chani indekseerinud, jah. Ja, et aita mul palun siis seda viimast kirjakest kirjutada ja ta mingi, see on väga hästi kirjutatud kiri. Mingid siukseid. Ma eeldan, et nad päris chat GPT-d ei kasuta, aga kes teab? Aga igatahes selgus siis, et nüüd selgus, et Justiitsministeerium plaanib uuest aastast tasuta õigusnõustamise üldse lõpetada. Plaanib või on juba nagu... Lõpetab. Okay. Ja siis justiitsminister Liisa Pakosta, friend of the pod. See on ju Eesti 200 personaalne riik praegu, millest me kuuleme. Ja, täpselt. Personaalne chat-robot sulle... Vaata, ma vihkan chati-roboteid, sest ma olen pidanud nendega vestlema oma elus mõned korrad. Ja mis juhtub on ka teine asi, mis juhtub robotitega on see, et kaob ära nagu internetist ajalugu. Selles mõttes, et kui sul on frequently asked questions, kui sul on KKK nagu list, küsimusi ja vastuseid, siis sa saad neid näha, aga kui sa pead iga kord robotilt küsima, et siis sul nagu kaob ära see nagu ülevaade üldse sellest, et mis see nagu suur pilt nii-öelda nagu kaob ära, on ju internetis nagunii. Ja siis kui nagu õigusabiga samamoodi, et kui sul on nagu ma eeldan, et neil on ka mingi KKK leht on ju seal Hugo Legalil olemas ju, et see lihtsamaid asju lahendada, aga et õigusrobot, chat-robot ei peaks nagu tegelema nagu päris case-idega. Igatahes, ühesõnaga see tasuta õigusnõu loodi 2017 aastal ja siis justiitsminister Liisa Pakosta rääkis siis Liina Laksile, et kui teenus loodi oli eesmärk luua üle-eestiline võrgustik, mis pakuks väikese sissetulekuga inimestele tasuta õigusnõu. See on väga hea teenus. Aga siis ta ütles, et aja jooksul on selgeks saanud, et küsimused, millega pöördutakse, on korduvad. Kuna ka tehnoloogia on edasi arenenud, siis on tema sõnul küsimus, kas senine korraldus on enam kõige otstarbekam. Ja juturobot on Pakosta sõnul viimases katsetusfaasis ja sellega tahetakse välja tulla aasta alguses. Aga tuleb ka märkida seda, et selle õigusroboti vastused ei ole õiguslikult siduvad. See võimaldab anda kõikidele inimestele infot, kuidas inimene saab kiiremini ja paremini enda õiguste kaitseks kohtusse pöörduda, sõnas Pakosta. Jesus fucking Christ. Küsimustele, kui palju raha praeguse nõustamisteenuse pealt aastas kokku hoitakse ja kui palju juturobot maksma läheb, Justiitsministeerium ei vastanud. Jah. See ei ole ju okei. See on, ühesõnaga, see on siis ja pisuke selgitas seda ka muidu, et praegu on õigus saada 2 tundi tasuta õigusabi kõigile, kelle eelmise kvartali keskmine sissetulek on kuni 1200 eurot. Kvartali? Keskmine. See on siis nagu kuu peale keskmine, kui sul kõigub 1200, see on nagu tõesti kõige kehvemas majanduslikus järgus olevad inimesed, 10 000 tükki. Õigusrobot! See on mind mega närvi, see teema. See on mind ka mega närvi. Nagu... Mina olen õigusrobot Timmo, mis su mure on? Tappa ära ennast. Drastiline näide, aga okei, tore, ta on viimases arendusfaasis on ju, aga äkki nagu inimene tahab teise inimesega rääkida, kui tal on nii suur mure, et ta otsib endale tasuta õigusabi. Need ei ole lihtsad küsimused. Tere, Ann, näen, et sul on mure ja sa soovid tasuta õigusabi. Kuidas saan sind aidata? Inimest, tahan rääkida inimesega, päris inimene. See tundub nagu väga suur probleem, Ain. Tappa ära. No see on see... Siis saad rääkida kõikide inimestega, kes on juba taevas. Aga kas see tähendab seda, et siis seda robotit võivad kasutada kõik inimesed, ka need, kes ei ole selles bracketis? No ma eeldan küll, jah. No aga siis me saame varsti uuel aastal testida.
Saame. Kas ta annab päriselt õigusabi? Mul on olemas kusjuures mul on olemas, ma arvan, mu vanad kooli mingid harjutuskaaslused ja muud sarnased asjad. Kus sa saad nagu, ja. Me saame teha review. Jah. Võib-olla koos meie teise partner podcastiga politsei. Kusjuures jah. Ja. Et ma arvan, see on kindlasti asi, mida me teeme. Personaalne riik my ass nagu täitsa lõpp. See on ikka rets asi, mida võtta ära vaestelt inimestelt. Ain, näen, et sa ei ole rahul meie personaalse riigi teenusega. Ain, juhin su tähelepanu, et ütlen sulle, Ain, see on personaalne. Ain. Eesnime pidi pöördumist peetakse tihti personaalseks. Kas soovid veel kuulda sellest, kuidas see teenus on personaalne? Näen, et ohkad. Kahjuks on minu krediidid läbi saanud. Valimised on tulemas ja see on tore, tulevad kohalikud valimised, nägin ka Salga prognoosi kohalikest valimistest. Võtan tagasi kõik, mis ma eelmises osas ütlesin, et hakake strateegiliselt hääletama. Hakake lihtsalt hääletama, kõik lähevad hääletama. Kõik hääletavad. Aitäh, Ain. Kõik lähevad kõik kurat käivad valimas. Ükskõik, keda sa tahad, lähed ja valid. Jaa. Lihtsalt kurat lähed ja valid. Robot ikka veel või? Ei, ma ei ole robot. Ei, ma niimoodi ka ei tee ju. Aga tead see, mis on meile hästi huvitav või? No. Mulle on hakanud ju kirjutama kõik nüüd. Ilusad inimesed ja targad inimesed, kõik saadavad mulle oma pilte ja asju ja see on väga kurioosne. Ma ei saa aru, miks. Ma tavaliselt ei saa üldse kirju, aga nüüd ma saan. Ma võtsin kaasa ka kõik need kirjad. Kuule, mina kusjuures Koplis saab vähe kirju. Kesklinnas saab Opla-Tiigu palju kirju. Mul on tunne et ja tead sa, kes on üks, kes mulle kirjutas või? No. Peaminister ise kirjutas. Mis ta kirjutas sulle? Aga mitte see praegune. See parem ikka. See limonaadi automaadi mees kirjutas mulle, ise kirjutas. Ansip kirjutas sulle? Ansip kirjutas mulle ja ise kirjutas. Näita, mis ta kirjutas sulle? Näe, ma näitan sulle. Kusjuures see on nüüd koht, kus me oleme küll Spotify's enamik kuulajaid, aga minge vaadake Spotify's näeb ka videot kusjuures ja saab minna ka YouTube'i, kus on ka video. Ja ta vist ise tõi selle kirja mulle kohale ka, et see on siis selline paberi peal nagu kirjutatud oleks ja käekirjaga ja ta ise vist tõi selle ka postkasti mulle, sest et seal ei ole... Marki ei ole peal, nii et ta ise Saatjad vist käis. Pole, aga geniaalne viis saad veenduda selles, et sa võtad selle kirja postist välja. Ainus häda oli selles, et peaministri käekiri väga hea ei ole, ma sellest nimest eriti ei saanud nagu... Mina olen näinud selle mehe reklaame, keda reklaamitakse, nii et ma tean, kes see mees on. Aga aita mind, mul on silmad natukene... nõrgad juba, et mis see peaminister, mis see Ansip kirjutab mulle siis? Ansip on mures sinu pärast, ta kirjutab tere. Ta ütleb vist, et ma... Praegu või peagi. Tere. Juba esimene sõna ei loe välja. Tere, peagi on valimised. Mina soovitan valida. Ta on tegutseja, mitte viriseja. On töötanud minu nõunikuna ja hiljem Eesti Energias, Elisas ja Boltis. Tallinn vajab sellist inimest. Soovitan anda oma hääl kesklinnas. Andrus Ansip, peaminister 2005–2014. Ma ei olnud nime välja, sest ma ei tahtnud. Ma tean ka, ma arvan, et ma tean, miks nad selle kirja tegid. Sellepärast, et mulle tuli ka valimisreklaam, mida ma päriselt tahan tunnustada. Ma saatsin sellest kohe Annile pildiga. Ja ma lihtsalt igaks juhuks ütlen, et tegelikult need valimisreklaamid kogus postkastist kokku ja näotas neid maailmas kaasa tegelikult, kes on suur reklaamientusest. Arhiveeris mulle ja tutvustas mulle neid ka. Aga see on tõesti väga hea ja seda ma tahan isegi promoda. See on Hendrik Terase reklaam, see on postkaart. See on hea, jah. Ja siin on, esiteks siin on ühel pool ta seisab nagu Muruplatsi peal, ütleb unistustest sünnivad linnad. Ja siis siin teisel pool on postkaardi moodi asi ja siin on põhimõtteliselt täpselt see sama tehnika. Ta on nagu kirjutanud just või selle asjaga, see on päriselt kirjutatud loetava käekirjaga. See Ansip oma oli lihtsalt siuke klassikaline täiskasvanud inimese käekiri. Ja Margi oma viitab tema numbrile ja ta ütleb hea naaber. Geniaalne. Hea naaber. Vastus seed, come on. Me liigume samadel tänavatel, seisame samade fooride taga ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina unistan küll, et meie kodulinn oleks jalakäijale mõnus ja roheline, ettevõtetel avatud, loomasõbralik ja päriselt kodune. Kandideerin Tallinna kesklinnas ja ma ei luba õhulasse, vaid mõistlikke lahendusi igapäevaeluks.
tule valima, number, vägid-säägid. Ma vaatasin, ta oli Facebooki pannud eelmine kuu, või Metasse pannud eelmine kuu 14 000 eurot reklaami alla, nii et ma arvan, et tal on kokku kampaania mingi 30-40 tonni peale vaadates. Täiesti puusalt. Võib-olla 50. Heleinuse raha tõenäoliselt. Me saame järgmine kvartal teada umbes ülejärgmine, mis iganes lõpuks välja tulevad need andmed, aga üks kallimaid kampaaniaid, ma arvan. Jaa, ma eeldan, et see reklaam on nagu äkki isegi fookusgrupid, see on igatahes väga hea inimese kirjutada, sest et ta on nagu sõnum on siin väga hea, nagu see hea naaber on nii hea. Kogu see kontseptsioon on suurepärane. Nagu päriselt, ma lihtsalt väga nautisin seda reklaami. See mõttes nagu asi, mis mind lihtsalt närve jääb, on halb valimisreklaam. Kas sul on mõni näide? Muidugi. Väga hea. See on lihtsalt mõttetu. Kõige mõttetum valimiskampaania, kohutav slogan ja nii edasi. Me peame rääkima sellest, kui halb see slogan on. Ja minu jaoks on see uskumatu. Kuulaja juba näeb, et mul on käes midagi, mis on sinine ja kollane. See on Reformierakond. See on Reformierakond. Mina olen kesklinnas, nii, ma sain parema kesklinna eest. Vali Reformierakond. Siin on suur Maris Lauri pilt. Maris Lauri nägu on tige. Ei ole, see on lihtsalt Maris Lauri nägu. Okei. Ja nende slogan teatavasti on Eesti-meelne juhtimine Põhjamaine pealinn. See on abstraktsem ja hägusam versioon sotside valimissloganist. Mille me jõuame ka varsti. See ei ole ka väga hea reklaam. Aga mul on nii fun. Lihtsalt Belkini ränt. Hashtag parim meeskond. Hashtagid on ammu läbi. Enam ei tehta hashtagi. Lõpetage hashtagid ära. Sul on kirjals hashtag parim meeskond. Lõpetage hashtagimine ära. Aitab, läbi on. Kes see kirjutab hashtag'e, ei tohi rohkem. Stop. Ma saan aru, TikTokis tehakse for your page hashtag. Ikkagi aitab. Mitte paberil. Paberil ei saa hashtagile klikkida. Ja siin sees on meil siuke, mis on täna Lidlis soodushinnaga ja soodushinnaga on kõik Reformierakonna kesklinna kandidaadid. Ja siin on kirjas Eesti-meelse juhtimise ja Põhjamaise pealinna eest kesklinnas seisavad ja siis need lahvid. Okei, stop. Vaata. See on üks väheseid reklaame, mida postkastiga saab iga kesklinna inimene, kes seda lubab ja see on sinu viis teada saada, kes on number 9, kes on number 12, mis iganes, et sa äkki tead seda inimest, aga sa ei tea, et ta kandideerib. Mul ei ole selle vastu mitte midagi, et nad kõik need näod sinna üles rivistavad. Seal ei pruugi kõik olla peal ka muidugi. Aga selleni me jõuame, et mis on sellist tüüpi asi, aga see on komboreklaam, see on Voldik. Siin ees on Maris Lauri pilt, ma pean selle lahti tegema selleks, et näha neid ülejäänud. Ja, aga sul on ka 2 Maris Laurit, sul on ees ja taga Maris Lauri. Just täpselt, aga selleks, et ma selle lahti teeksin ja neid nägusid näeks, see on keskel siin. Igatahes, ma tahan... Tead, aga Maris Lauri on sul 2,5 sellepärast, et see on kesklinna Voldik, sest minu omal oli ees oli ikkagi Signe Riisalo. No muidugi, see on esinumber, ja sees on ka sinu ringkonna kandidaadid. Aga ma tahan rääkida natuke sellest Reformierakonna kohutavast kampaaniast sloganist. Eesti-meelne juhtimine Põhjamaine pealinn. Nüüd, kas sa oled käinud Oslos kunagi näiteks? Jaa, ma olen käinud Oslos. Mis mulje on? Kas sa rongijaama kandis näiteks käisid? Ei käinud? Ma ei tea, kuidas ma sinna sain ja mis ma seal tegin. Ma läksin lennukiga vist ja siis ma käisin muuseumis. Ja sõin vaalaliha. Oslo on... sõid vaalaliha, vau. No seal saab vaalaliha süüa ja siis ma mõtlesin, ma proovin. Oli minu jaoks Oslo on üks... Palju ei mäleta. On üks kurvemaid linnu näiteks... Üldse, seal näiteks rongijaama piirkonnas on ju, see on nagu see haab, seal ümberringi on hästi palju eluhidikuid, inimesi, kes on narkojoobes. Ma küsin sult teise küsimus. Kas sa oled kunagi käinud rongijaamas? Ma räägin rongijaamaga lähipiirkonnas. Igal pool sama. Aga Oslos on päris palju nagu inimesi, kes on nagu kehvemal järel nii edasi ja seal on väga palju probleeme ja sa näed neid sotsiaalseid probleeme tänavatel. Stockholmil on kohati nagu samu muresid. Stockholm on problemaatiliselt planeeritud linn, seal on nagu segregeeritud kogukonnad näiteks. Ja tõesti nagu, ma ei ole nagu väga suur reisija, aga nagu kui ma lihtsalt mõtlen spetsiifiliselt pealinnade peale ja ma ei ütle seda, et nagu nendes riikides on halb elu või et see sotsiaalsüsteem ei ole hea, aga lihtsalt see, kuidas pealinnad toimivad väljaspool nagu turisti atraktsioone, siis minu arust nagu Kopenhaagen on suhteliselt ainus linn,
mis nagu silma paistab päriselt. Ja mis on ka, ma eeldan see põhjus, miks sotsid on nagu selle Kopenhaageni peale nii ma ei tea, miks nad Kopenhaageni välja, mul pole seda ma ei oska öelda sulle, aga ma tahan sulle nagu vaielda vastu selle põhjamaise linnaga ja sellega, et sa näed rongijaamas inimesi, kellel läheb halvasti, minu meelest see on nagu tegelikult selles kahe otsaga asi, et see tähendab ka teiselt poolt seda, et neid inimesi ei peideta ära. Mida tehakse hoopis teistes nagu kultuuriruumides ja linnades. Ma ei ütlegi, et seda peaks tegema, aga sul on nagu, küsimus on teenustes, hoolekandeteenustes, mis on tihti kohalike omavalitsuste nagu pärusmaa ja kõik see. Ma ei ütle, et neid inimesi peaks seal olema, ma lihtsalt näen seda, et seda nagu valu ja vastuolusid on see on kõige šokeerivam muidugi, seda näha minu jaoks on olnud nagu New Yorgis ilmselgelt, sest et New Yorgis ongi see, et sa oled tänaval, kus sa nagu hiigas, Manhattani mingitel peatänavatel on ju, näed seal suuri pilvelõhkuid ja siis näed inimesi, kes on väga vaesed, et see nagu need kontrastid lihtsalt selle vahel, et mis on mõnel ja mis on teisel, on hästi suured, eks. Tead, see on reaalselt, ma jään enda selle statemendi juurde, et see on iga linna rongijaam. Ei no, sure. Aga ta on sloganina abstraktne ja... Ütleme nii, ma ei ütle, et nad peaksid mõtlema täpselt nii nagu mina, aga mul ja mu kaasal oli täpselt samasugune reaktsioon selle peale, kui me nagu nägime seda Reformierakonna sloganit esimest korda, mis on nagu ma ei taha, et mu pealinn oleks nagu Oslo, nagu Stockholm isegi. Ma ei tea, minu jaoks... Ma lihtsalt ütlen, et see, kui ma ütlen, et ma ei taha, et mu pealinn oleks nagu Stockholm, kõlab nagu selleks dogwhistle, et ma ei taha neid islamimehi. Ma ei mõtle seda. Ma ei mõelnud selle peale, aga kõlab küll veider. Veider hetk teada saada. Tõsi on küll see, et Reformierakonna eestimeelne juhtimine, mida nüüd ütlevad siin nagu mingi 4 korda, viitab väga tugevalt sellele, et nagu... Eestimeelne? Meelne, jah. Aga ja siis Maris Lauri selgitab ka seda, mida see slogan tähendab. Meie pealinn peab seisma vabaduse ja avatuse eest nagu ühele euroopalikule pealinnale kohane. Soovin pakkuda Tallinnale juhtimist, mis ühendab eestikeelsuse, põhjamaise linnaruumi ja väärtuspõhise sihi. Sain aru? Selge, mul on nüüd selge kõik. Väärtuspõhine siht. See on nagu huvitav. Mõtle täida ise see tühi tähistaja väärtuspõhine siht. Siin on suvaliselt ka 3 ikooni ja need 3 ikooni ütlevad, üks on maja ikoon, see ütleb loome noortele paremad võimalused kodu soetamiseks, selleks korraldame paremini planeeringute ja ehituslubade menetlemise. Mis on nüüd kogu see vibe, asi jätab mulje, et nad vaatasid sotside kampaaniat, olid nagu, kuulge sotside kampaania päris huvitav, teeme teistmoodi. Ütleme, mitte nagu Kopenhagen, vaid ütleme, põhjamaine. Siis, nemad tahavad üürida, teeme nii, et noored saavad osta rohkem. Siis viime ellu huvidusharidusreformi igale lapsele huvitegevus. Seda on mingi aastaid lubanud kõik. Millega linn toetab huvitegevust ja sportimist. Huvihariduse toetus liigub koos lapsega. See on huvitav, seda ma lugesin, ma ei tea, mis see tähendab. Ma ei tea, mida see tähendab. Ma ei kavatse teada saada. Ma kujutan ette, et see on nagu võõra sõbraprogramm, et sul laps läheb jooksma ja siis kõrval jookseb kõrval. Ja siis käivitame vanaduspensionäridele aktiivsuskonto ning rajame koostöös riigi erasektoriga kvaliteetsed eakate teenusmajad. Tead, ma tahan nagu öelda, et siin on aktiivsuskonto on näiteks minu arust fun mõte, et sa saad sellest minna teatrisse, muuseumisse või ma ei tea, kepikõnni ringi. Väga tore mõte, väga sotsiaaldemokraatlik mõte ausalt öeldes. Et paljuski raske on olla parempoolne erakond ja inimestele midagi lubada. Aga teate, selle kogu asjaga on mul tõsiselt see häda, et vaata, ma töötan jälle nüüd majandusajakirjanikuna, eks ju, ja majandusajakirjandus on, kolleegid ka on nagu, et okei, see on ju keeruline, et seal on ju palju termineid ja sõnu ja mingis mõttes see on tõsi, aga need terminid üldiselt tähendavad midagi ja see lihtsalt nagu, kui sa loed majanduslugu ja seal on hästi palju termineid ja kõik tundub juba keeruline, siis tõenäoliselt selle probleem on selles lihtsalt, et need terminid ei ole sulle lahti selgitatud, eks ju. Et hästi lihtne on ka nagu ametkondlikus kommunikatsioonis, näiteks ministeeriumites teha lihtsalt seda, et sa paned asjadele mingid nimed, sina tead, mida need tähendavad, aga kui sa lahti ei selgita, nagu jube probleem. Ja sul on tunne, et siin on sama juhtunud. Mul on täpselt sama, et mul ei nagu, sa tead, mis see aktiivsuskonto on. Ma eeldan, aga
ega see on ainult sellepärast, et ma olen aastaid olnud kursis erinevate valimislubadustega. Jah, aga ma tegelikult ei tea. Aga see lihtsalt, see ei ütle mulle mitte midagi. Nothing, et nad teevad midagi, mingi asja, aga ma peaksin minema kuskile lehele selleks, et seda lugeda, on ju. Ja kuule, aga ma räägin sulle, mis mina tegin enda Reformierakonna flyeriga, mulle tuli ka. Ja vaata, laps on selles eas, kus ta tahab kogu aeg erinevat tegevust ja siis ma üks hetk, me oleme nüüd me oleme hakanud rebimist harjutama. Ma olen siiani võtnud oma erinevaid lehti, mis mulle koju tuleb ja siis vahel lihtsalt hakkame koos rebima niimoodi, et ma teen talle natuke nagu eest lahti ja siis ta muudkui tõmbab ja rebib, on ju. Ja siis me rebisime terve oma Reformierakonna flyeri väikesteks tükkideks. Ja siis ma panin talle ühe kausikese. Kõigepealt me vaatasime flyeri läbi ja siis ma tutvustasin talle kandidaate ka loomulikult. Ja siis ta hakkas neid tõstma sinna kausikesse. Ja nüüd me oleme nagu reaalselt nädal aega mänginud katki rebitud Reformierakonna flyeriga ja natuke alguses oli ebaviisakas tunne niimoodi teha Maris Laurile ja ülejäänud Põhja-Tallinna kandidaatidele Reformierakonnast, aga selle nädala jooksul olen ma tutvunud rohkemate reformierakondlastega kui kõikide eelnevate valimiskampaaniate jooksul, sest ma olen nagu nimesi teada saanud ja kes mida teeb ja nii edasi. See on see, ma leidsin nagu väga hea kasutuse. Nagu suht, ei saaks öelda, et sihtotstarbeline, aga otstarbeline küll. Ja nüüd mõtleme, et me oleme aastas 2010, kus Reformierakonnal on head turunduspartnerid ja head reklaamiagentuurid. Kujutame ette seda stseeni, kujutame ette klaveri muusikat, päikselist filtrit, lensflare seal peal. Ja. Teie rebimas seda ja siis ütleb tekst. Meie usume, et selleks, et kokku panna midagi uut, on vaja miski tükkideks lahti võtta. Meie meeskond ei tee seda ja teist ja kolmandat. Meie meeskond vaatab suurt pilti. See on siis see, kui te olete uuesti kokku pannud või teistmoodi kokku pannud. Või pannud sellest kokku näiteks Maris Lauri kuju või midagi sükest. Vali Reformierakond. Midagi sükest. See praegu... Reformierakonna vanad valimisreklaamid on lihtsalt nagu manipuleerivad rängalt, kus sul on väikesed lapsed, blondid, jooksevad talusid mööda ringi, kõik kallistavad teineteist ja parem Eesti kõigile. Rõõmsad vanurid. Ja, need on lihtsalt nagu hitivad fiilsi, sest need manipuleerivad sinuga igal tasandil. KOV valimised on praegu pole see valimine ka iseenesest. Ma olen kindel, et nad nagu, jah. Aga neil ei ole vahet, mis valimised on ikka, kuradi rõõmsad lapsed jooksevad. No näita mulle seda järgmist tapeeti. Sotside oma. Hoiame ausat joont. Siin on, tsiteeritakse Eesti Päevalehe juhtkirja. Vau. Tallinna uusvõim on toonud tegelikult kaasa uue juhtimiskultuuri ning kaasanud inimesi, kes on oma eriala pädevad mitte pelgalt lojaalsed eestikeelsele haridusele ülemineks sujub poliitiliste piduritega linna juhtimises on hoolimata teravast avalikust kriitikast olnud kõvasti värskust. Eesti Päevalehe juhtkiri. Hääletamine algab juba esmaspäeval siis info hääletamise kohta ja siin nüüd taga. Ja ma rõhutan, taga. Mitte keskel. Mitte kahe Maris Lauri vahel. On larfid, inimeste larfid. Sitaks palju sõpru. Reformierakond tegi lihtsalt Maris Lauri võileiva keskel ülejäänud. Ja väga palju sõpru ja mis on veel hea, on see, et siin on välja öeldud, kes nad on, mis nad teevad. Seal on ka öeldud, seal on ka ametinimetused. Põhja-Tallinnas oli ametinimetused ka. Põhja-Tallinnas ma leidsin isegi paar töötut üles, kes olid välja mõeldud. Ma tegin Reformierakonnale karuteene. Nii, siin on ka kirjas näiteks ettevõtja. Kait Kadjamägi, ettevõtja. Mõni on tudeng, mõni on pensioner. Ja, siin on kirjas, jah. Okay. Ja siin on ka kirjas. Ja näiteks Anette Mäletajärv, inimõiguste aktivist, 124. Väga hea. 124 on Anette Mäletajärv, inimõiguste aktivist, Kesklinnas. Kesklinnas on Anette Mäletajärv, 124. 124, väga hea number meelde jätta. Ja jällegi, siin on kirjas siis ka keskel on ilusasti, see font on Helvetica. Ei ole Helvetica. See on fake Helvetica. See on Swiss. Swiss on see font. Ja, just. See on see, mitte päris Helvetica, aga see mõjub nagu Helvetica. Ja teate mis, nüüd ma räägin, armas kuulaja, nüüd ma räägin oma special interestist teile. Helvetica. Ja te tahate, et ma räägiksin muusikast nüüd, armas kuulaja. Nüüd pärast seda te tahate.
Helvetica, eks ju, imeline grotesk fond, kusjuures grotesk ei tule mitte sellest, et see oleks rõve või midagi muud sarnast, vaid sellest, et ta on nagu grotto, koopasias, eks ju, groteskne, grotod. Kui sa oled tähele pannud, siis need mis asi ta on? Koopasias, nagu grotto. Grotto. Selgita nüüd, sa ütled mulle koobas ja sa ütled grotto. Jah, grotto ehk koobas. Et on groteskne sellepärast, et tal on need paunad ja võlvid nagu tekivad, eks ju. Paunias, jah. Okay. Ja groteskfondid, eks ju, hakkasid levima umbes samal ajal, kui Lääne-Euroopas uuendati väga palju igasuguseid silte, muud sarnast asja ja nii edasi. Et kui sa lähed Euroopasse, Põhjamaadesse ja nii edasi, sa vaatad tänavasilti, sa saad aru, et sa oled Euroopas selle järgi, et seal on tõenäoliselt Helveticas või mõnes Helvetica analoogis, mõnes groteskfondis tänavasildid. Sa näed seda lennujaamades, nagu neil on kõikidel groteskfondid, mitte spetsiifiliselt Helvetica tingimata. Need on lihtsasti loetavad. Need on lihtsasti loetavad ja väga clean. Sa näed kaugelt ära, mis see on. Just, ja üsna moodne kujunduspraktika. Selle vastand on Ida-Euroopa, kus sul on tihti on bold või semibold mingisugused laiade tähtedega fondid, kaldkiri, liiga jämedad tähed. Kaua sa teadsid, et sa build-upid ennast sinna? Sa juba eile mõtlesid välja selle. Ei mõelnud. Ma praegu, kui ma võtsin selle kätte, siis ma sain sellest aru, et need on suitside fondid ka, aga nagu kommunikeerivad reaalselt seda ka nagu visuaalselt lihtsalt nagu, et siin on nagu ruumi jäetud ja see ei lähe näkku sulle. Ja see, päriselt, see ei ole küsimus, ei ole ainult selles, et kas ma valin sotse või näiteks kandidaatene 124, vaid küsimus on siinkohal selles, et see lihtsalt nagu kujundus, vaata. Ja ma saan ka siin teada, et nende lubadused näiteks taskukohased kodud ja kodukulud, näiteks rajame soodsaid ja kvaliteetseid elamispindu, et kodus oleksid pealinnas kättesaadavad, kaitseme vähekindlustatud peresid ja eakaid kõrgete elektrihindade ning renoveerimiskulude eest. See on nagu lahti kirjutada, mis see on. Siin on näiteks rajame 3 uut põhikooli ja 8 lasteaeda. Okei, see on nagu... Numbrid. See on küll, siin tekib mul küsimus, et see on kogu Tallinnas, jah, mitte ainult mul kesklinnas, jah. Ja siis Jevgeni Ossinovski pöördub ka minu poole isiklikult. Ta ütleb, hea Tallinnane, pöördun sinu poole isiklikult. Selle järgi ma saan teada, et ta pöördub minu poole isiklikult. Ainult sina. Ainult mina. Ainult sina, hea Tallinnane Märt Velkin. Et paluda toetust eelseisvatel kohalikel valimistel. Ta palub seda. Armas ju. Teen ju solidi linna peale. Tee talle solid. Vali 124. Ja siin on ka punasega toodud, sest et väga hirmsad on mingid asjad. Nagu näiteks, kas õhutused või hirmsad asjad näiteks, valimistulemus tuleb napp. Siis on veel pooltist teistsugune Tallinn, eestikeelsele õppele üleminek, Euroopa parim pealinn, Kopenhaagen, mitte Minsk, Keskerakond ähvardab, sotsiaaldemokraatidega edasi, sinu häälel on jõud. Mina olen saanud ühe ajalehe, mis Isamaa üritas teeselda, et tegu on lihtsalt Põhja-Tallinna ajalehega. Ja siis ma olen saanud ühe refi selle... Seesama, mul oli ka Põhja-Tallinna sõnumid ja siis ma vaatasin, oi kui tore ajaleht ja siis ma vaatasin oot ja siis vaatas mingi Sven Sester vaatas vastu ja ma sain aru, et see ei ole ajaleht. Ja see on, minul on legitiimne kesklinna sõnumid. Ja sul on päris, sest sul on logo üleval. Ja see on äge, vaata, seal ei ole ühtegi poliitikut, ei ole peal neil enam. Ja, kas sa tead, see on üliäge. Kesklinna sõnumid, mis on siis kesklinna leht. See on inglise keeles ka nüüd üks külg. Mis on kinda nice. See on cool, sest nagu ilmselgelt Põhja-Tallinnas on nagu vene ja eesti keeles. Kristiines vist lõpetati venekeelne pool ära. See on ka plass sul lihtsalt. Ka väga informatiivne, voldik, hästi kujundatud, hästi kommunikeeritud. Visuaalselt päriselt nii. Ma olen aus ikkagi. Nii. Isamaa. Muutus algab kesklinnast. Siin peal on Riina Solman on keskel. Siis siin on veel 2 kandidaati. Esimesed 3 kandidaati mõelda neil kesklinnas. Taga larfid. Taga, mitte sees. Aga siin on tõesti probleem, et mulle ei öelda, kes nad on. Kuidas sa siis ära ei tunne Isamaa kandidaati number 28? Siin ei ole 28, ei ole. Jüri Mart. Jüri Marti ka ei kandideeri kusjuures tegelikult. Kandideerib näiteks Aivar Kivisiv. Tead ju küll seda venda.
ja siis siin räägib minuga keskel, räägib Urmas Reinsalu, siin on, tema ei räägi otse minuga. Kas ta ei puuduta sind isiklikult? Ei, ta ütleb, meie eesmärk on taastada usaldus, anda inimestele tagasi lootus ja panna majandust taas kasvama. Tallinn peab olema linn, kus peredel on hea elada, noortel on tulevikuvõimalused, eakatel kindlustunne ning kus iga inimene tunneb, et linn hoolib temast. Vali valitsuse vastu! Ei maksutõusudele! Aga kusjuures see on huvitavalt seotud ka, et ta ütleb, Isamaa ei toeta uusi makse ega koormisi linnaelanikele ja ettevõtetele. Geniaalne on ju. Ja, see on isegi päris hea. Nagu kommunikatiivselt, sest muidu see oleks silli, aga ta ütleb, et Tallinna linnaelanikele ei tohi maksutõusud tulla. No neile ei meeldi. Aga ta räägib kohalikest valimistest totaalselt. Seisame selle eest, et Tallinn oleks vastukaaluks valitsuse halvale poliitikale. Tegelikult nagu valitsuse vastu! Kommunikatsiooni mõttes väga hea. Yeah. Euroopa kõige peresõbralikum linn. Normaalne. Nad ütlevad ka, hoiame rahaasjad korras, vähendame valitsemiskulusid ning tagame optimaalse ametnike arvu, seisame vastu korruptsioonile ja onupoja poliitikale ning kaasame eksperte ja kogukondi linna juhtimisse. Ja nagu näiteks need sinu Põhja-Tallinna sõnumid või näiteks kõik, mida teeb Anna Levandi Haabesti linna osas lehega seoses näiteks. Me lugesime neid lehti ükskord, eks ole, mäletate. Meil on tulnud ka Suvariigi erinevatele kanalitele erinevaid videoid, mis on formaadina natuke keerulised edasi anda, aga näiteks ma olen neid ühte väga lõbusat videot sellest, kuidas mingi vend lihtsalt tirib põõsaid kuskilt mulla seest välja ja ütleb, et Tallinn peab saama maltsa vabaks. Mingi Keskerakonna kandidaat, kes ütleb, et on mingi Kadrioru aednik või midagi, ütleb, et igal pool on malts ja nii ei tohi kasvatada asju ja siis sikutab põõsaid juurtega välja kuskilt uutest kohtadest, kus nad istutatud on, mul on tunne, et see on lihtsalt nahaalsus. Väga naljakas oli. Jüri Ratasel oli üks TikTok, kus ta ütles valikogemustega kandidaat ja see oli nagu ta oli seal, ta tegi mingit poliitiku poosi, siis ta kõndis kaamerast ära, siis ta koperdas pingi otsa. Üligeniaalne. See on päris naljakas. See oli väga naljakas ja issand jumal, kui tore see on. Mulle meeldib see, kui inimesed teevad asju, minu arust on hästi suur, mu kaasa on ka kujundaja ja hästi suur vahe on minu arust sellel, et nagu kas inimene teeb lihtsalt hästi, vaata, inimene teeb südamega, siis see on nagu, seda on ka näha, nagu et ta mõtleb läbi kujunduse ja nii edasi. Ja siis on see, et inimene teeb asja ära. Lihtsalt nagu see on see, et nagu kiiruga teeb asja ära. Ja siis sa näed seda, et nagu ongi mingid layoutid on läbi mõtlemata või nagu nii edasi, et nagu seda mingit nagu tööeetikat ei tule välja võib-olla asjast. Ja nendest asjadest, mida me vaatasime, ongi see, et nagu see Reformierakonna oma stands out sellepärast lihtsalt, et see ei ole see on nagu lihtsalt mingi teeme flyeri, vaata. Ma ei ole suga niivõrd nõus. Ma arvan, et Isamaa ja sots... ei ole jah, aga lihtsalt Isamaa ja sotside omad on rohkem nagu, mis me paneme oma flyerile, Reformierakond lihtsalt teeme flyeri. Peame flyeri tegema. Vibe nagu. Okei. Ma arvan ka, et sa mõtestad seda liiga palju läbi ja keegi peale sinu ei ole neid niimoodi üle vaadanud. Muidugi ei ole, aga mul on mu podcast, mul on mu special interestid ja mu fondid. Ma nägin, kuskil oli kõige geniaalsem reklaam oli Hiiumaal on tõmmatud kellatorni otsa suur plakat, kus on kirjas umbes, et tigude aeg on läbi ja siis seal on pildil on nälkes ja siis on aeg tegudeks või midagi siukest. Ma täpselt ei mäleta, mis see oli ja ma ei leia, kes see selle saatis mulle ja kus. Aga see Hiiumaa reklaam oli geniaalne. See nägi välja nagu selleks Isamaa reklaamfondi järgi. Ja seal oli lihtsalt tigude aeg ja see on nagu kella ümber pandud nagu tapeet, vaata. Et seal on kell on keskel, päris kell. Ja siis seal on üks tigu, nad panid nälkja pildi millegi tõttu, mis ajab segadusse. Ja see oli väga fun. Ja siis keegi saatis mulle screenshoti sellest, kuidas mingi kandidaat kuskil kirjutas, et ta üritas Facebooki reklaami panna, aga see oli 4 minutit üleval ja siis Facebook keelas selle reklaami ära. Sest ei rohi. See oli enne seda, kui ei tohtinud, aga siis sa pidid ikkagi märkima, et tegu on poliitilise reklaamiga, pidid ühe linnukese tegema, kui seda ei ole, võetaksegi maha. Ja siis see järgmine asi, mida see kandidaat oli kirjutanud, oli see, et kõik, kes reklaami näha tahavad, tulge vaadake Patreonist. Et ta tahtis koguda raha, et osta kuskile kohaliku lehte reklaami ja siis ta ütles, et kui te tahate reklaami näha, tulge Patreoni ja pani selle lingi. Nagu kuskil mujal ei pea inimene maksma, et poliitilist reklaami näha. See on geniaalne. Ma ei tea, kas keegi nagu läks ka, aga
nii naljakas. Ülipalju nagu seda põlve otsas tehtud iseenda reklaami nagu on ja see on nii fun, kuidas inimesed sotsiaalmeedias möllavad tegelikult. Ja see on ka ma vaatan, et inimesed otsivad ikkagi iga võimalust oma asja turundamiseks. No ja sest praegu enam ei saa, Face'is ei saa ju makstud reklaami teha, nüüd on nagu täielik mingi sõge andmine käib nüüd igal pool lihtsalt selle nagu tähelepanu nimel. See on väga ma ei kujutaks ette, et see on juba minu arust, kuidas kõik on kogu aeg müügiks ja kogu aeg nagu müüaks ennast, et mul ei tuleks see pähegi ei siin podcastis, selle podcasti Patreonis, näiteks podcastis Politsei, mida saab nii Spotify's kui Apple podcastis kuulata. Kindlasti ei tuleks see pähe mulle siis, kui ma striimin videomänge twitch.tv kalkirist majandus või näiteks isegi Tatari baaris karakterbaaris Tatari 64.2 istudes. Mul ei tuleks see hetkekski pähe. Ise ennast turundada, aga minul ei tuleks, absoluutselt ei tuleks see idee mõttessegi öelda kuskil niisama, et ma teen stand-upi annvaida.ee saate piletid Tartus 16. oktoobril, Tallinnas 18. oktoobril ehk siis selle järgmine nädal kohe praegu tuleb väga lahedad showd, väga head esinejad peale Ain Vaida on veel laval. Ma ei tuleks selle pealegi, et öelda seda kohtades, mis ei ole seotud selle sama stand-upiga. No või kui siis nagu orgaanilises vestluses, eks ole, kus ma ütleksin, et tead, Ain, mis mu üks lemmiksaita on? Mu üks lemmiksaita on www.ainvaida.ee, sest ma saan seal alati kasulikku informatsiooni selle kohta, millal minu lemmik stand-up koomik Ain Vaida, lemmik Eesti stand-up koomik Ain Vaida, tegelikult üldse mu lemmik stand-up koomik Ain Vaida, ainvaida.ee teeb oma järgmisi showsid ja millest seal juttu tuleb. Pilet kõigest 15 €, ainvaida.ee secret list annab ikka soodukat nagu ikka, kui paned selle sisse. Ja. Just, ma olen ise ka tähele pannud, et kui ma kasutan sooduskoodi secret list, siis ma saan soodushinnaga kuulata Ain Vaidat ja sõpru. Jah, just. Ja üldse ei tuleks selle peale, et kuidagi niimoodi niisama rääkida selliseid asju. Just. Ja. Suur aitäh, et kuulasite. See on Suvariik, kes Tšau.